Tere hommikust! Tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Tere hommikust, Kai! Tere hommikust, Ireen! Tere hommikust! Tere hommikust ka minu poolt ja mul on nii hea meel, Ireen, sind siin saates näha ja nii tore näha sind. Heike, tšau! Tere hommikust kõigile meie kuulajatele. Täna on meil 108. hommikukohvi. Juhu! Juhu, jah. Ja kui sa oled tulnud meid kuulama, siis ütle meile ikka tere hommikust, ütle meile, kust kohast sa meid kuulad ja vaatad, et seda on alati nii tore lugeda, kus teid kohata võib. Mina olen Viljandis. Kus sina, Heike, oled? Pärnu. Sina, Ireen, kus sina oled? Mina olen Tallinnast ikka. Tallinnas. No näed, me oleme täiesti, Eesti on esindatud ja muidugi kirjuta meile, kus sa meid kuulad, sest ikka jõuab meile kõrvu, et meil on väga huvitavatest kohtadest inimesed kuulavad ja ma seekord julgustan ka järelkuulajaid, kes järgi seda vaatavad, kas siis meie YouTube'i kanalis või siinsamas Facebooki grupis, et kus kohas sina seda järgi kuulad? Võib-olla sa oled ka kuskil põnevas kohas reisil ja nii kihvt oleks kuulda, nii et kirjuta ka siia alla. Ja üks asi ka veel, et jagage seda vestlust, kui te arvate, et teie sõbrad-tuttavad võiks ka kuulda, mida täna põnevat meil siin jutuks tuleb. Aga mina küsin, Ireen, sinu käest, kuidas sina oma hommikukohvi jood ja kas üldse jood kohvi? Ikka joon ja juba joodud, et selles mõttes kindlasti iga hommik, selleks, et ärgata, ikkagi peaks kohvi jooma. Täpselt iga hommik. Kuidas sa seda kohvi jood? Paned sa sinna midagi sisse ka? Vahest ma panen mingi filmi, et selles mõttes natuke, ütleme nii, saab öelda mediteerin enne päeva algust, et mul oleks vaja natuke energiat koguda, sest mu töö on hästi palju seotud inimestega ja suhtlemisega, et eks ma pean natuke võib-olla enda sees seda energiat koguma ja enne nagu tööpäeva algust. Aga sa ütlesid, et su töö on palju inimestega suhtlemine, et tutvusta siis ennast, et meil on siin nüüd juba peaaegu 20 vaatajat jõudnud siia meie lehele ja järgi vaatab ju meid tegelikult tuhanded inimesed, et kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled? Nii, olen Ireen ja siis tegelen igapäevast, ütleme, värbamisega, et minul on olemas oma värbamisettevõte, kus ma olen nagu siis asutaja, mul on olemas meeskond, mitte suur, aga ikkagi meeskond on olemas taga. Siis veel paralleelselt meil on olemas ka minu partneriga veel üks koolitusettevõte, et me koolitame läbi Töötukassa veel inimesi, nii et ka seal on hästi palju suhtlemist. Ja veel lisaks ma olen veel karjäärinõustaja, karjääricoach, et veel natuke aitan inimesi nagu oma teekonda planeerida, ütleme, ja karjäärivalikul. Ja võib-olla numbritest natuke, et selles mõttes, et värbamisel ma olen juba vist rohkem kui 13-14 aastat. Ja siis olen läbi viinud rohkem kui 20 000 vestlust ja siis tööle minu abiga on asunud, ma arvan, et isegi rohkem kui 2000 inimest, et selles mõttes, et need numbrid on sellised tänaseks, et need on väga sellised muljetavaldavad numbrid ja ma saan aru, et sul silm särab, naeratus on suul, et sa tõeliselt armastad seda, mis sa teed, et ega muidu ei tee 14 aastat midagi, eks. Ja tundub, et see inimeste suhtlemine ka nagu sulle väga meeldib. Aga kuidas sa siis iseennast laed pärast kõike seda, kui sa inimestega palju räägid? No mul vahest on võib-olla päevas on, ütleme, 14-15 vestlust järjest, et siis ma õhtul nagu lihtsalt tahan natuke vaikust, et kas või nagu tund aega, et peale tööd ikkagi, et no vahel siin pereliikmed natuke solvuvad, et ma siis ei räägi nendega, aga no selles mõttes, et lihtsalt, no tõesti vahest on selline päris raske päev, et lihtsalt kui sa hommikust õhtuni nagu pead ja kui need vestlused, et see ei ole lihtsalt niisama jutu ajamine, et sa pead ikkagi hästi piiratud aega selgitama välja inimeste kompetentsid, inimeste, ütleme, nagu sellised tugevused ja nõrkused ka ja üldse nagu sobivust töökohale ja selles mõttes, et siis see võtab tõesti nagu väga palju energiat ja päeva lõpus sa oled nagu täiesti tühi, ütleme nii. Aga mida sa teed vabal ajal? Kuidagi praegu ma ütlen ausalt, ega mul seda väga vaba aega ei ole. Et selles mõttes ma üritan veel trenni teha, nüüd me võtsime ka koera endale, nüüd nagu sellega veel tegemist on päris palju.
et selles mõttes, et koolitusi on hästi palju, et kui sa tahad ikkagi olla kogu aeg nagu ütleme lainel, et sa pead hästi palju ennast koolitama, kurssi viima ja selles mõttes, et mul on veel magistritöö siin pooleli, et sellega veel tegelenud igasugused kursused. Ühesõnaga neid tegemisi on kogu aeg nii palju, et vaba aega on tõesti väga piiratud, väga piiratud. Ma üritan siin nädalavahetusi jätta nagu vabaks, aga et siin igasugused asju tuleb ette, et näiteks täna on meil veel õhtupoole on meil üritus meeskonnaga, et töömeeskonnaga, et selles mõttes, et nagu nii-öelda jõulupidu, natuke hilinenud, aga jõulupidu, et ka nagu selline tööalane tegevus nädalavahetuse jäänud, et aga seda enam on mul hea meel, et sa tulid meiega rääkima siin pühapäeva hommikul. Aga räägime siis sellest, et kuidas sina leidsid selle kutsumuse ja nüüd, et sa ei oleks meile siin karjäärinõustaja, vaid koha pealt, et mis toimus sinu elus see 14-15 aastat tagasi või võib-olla isegi veel ennem seda, et kas sa terve elu teadsid, et see on see, mida sulle meeldib teha? Ei ole, ma terve elu, selles mõttes ma ikkagi olin noorena, ma läksin tööle ja kogu aeg tugev iseloom ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma tahan juhiks olla, ikkagi tahan juhiks, et kunagi võib-olla mul on oma äri või aga ma ei ole seda väga planeerinud, ütleme nii, et kui ma noorena selline esimene töökoht mul oli administraator ühes suures ettevõttes, et siis ma vaatasin kõrvalt, kuidas see personalitöö ütleme seal välja näeb ja mulle see väga meeldis ja too hetk ma juba õppisin seal haldusjuhtimises TTÜ-s ja üks valdkond oligi personalitöö ja siis ma hakkasin väga kõvasti mõtlema selle peale ja siis julgesin ja kandideerisin tootmisettevõttesse ja minu jaoks oli suur üllatus, et ma võitsin ja siis ma läksin sinna tööle, et päris suur tootmisettevõtte, väga suur väljakutse ja siis seal ma arvan, et ma tegin esimesed 5000 vestlust juba, sest seal olid suured plaanid, ettevõte laienes too hetk ja et ma pidin nädalas värbama, juba tööle pidi asuma 10 inimest, et see tähendas seda, et 30-ga ma pidin nagu siis seda vestlust tegema, et see oli esimene selline nagu ütleme suur väljakutse. Et sellest asi hakkas ja seal olin ma värbaja ja peale seda siis tuli nagu masuaeg, oli 2008-2009, kui see tuli nagu siis selline keeruline aeg ja siis mind koondati, kuna värbamist ei olnud nagu enam vaja. Ja oli päris raske too hetk, et selles mõttes, et siis ma mõtlesin, et millega ma nagu nüüd hakkan tegelema, et selles mõttes mina nagu kõik teised saatsin oma CV-d ja ikkagi oli lootusetu. Ja siis ma sain korraks veel Töötukassasse tööle, et seal ma jõudsin nagu 2 nädalat tööd teha. Ja siis mind kutsuti, ma kandideerisin enne seda, et siis me kutsuti nagu kaupluse juhatajaks, et mul oli juba töökoht taga. Selles mõttes siis ma käisin vestlusel ja siis ma mäletan, et divisjoni direktor küsis minu käest, et kas sa nagu vahetusvanemaks tuled. Ma ütlesin, et ei tule, et ma ikkagi tahan juhataja kohta saada. Ja siis nad pakkusid mulle juhataja kohta ja ma mäletan, et mulle veel kõik tuttavad ütlesid, et ära mine, see on ikka päris raske valdkond, et kuhu sa nagu üldse ennast praegu setid, et selles mõttes ja tõesti oli väga keeruline alguses, et mina olin hästi noor tüdruk ja selles mõttes, et aga kaupluses mul olid nagu selline, ütleme, keskmine vanus 50+. Ja eks inimesed võtsid mind väga nagu, mitte väga hästi vastu, sest ma ei olnud süsteemist, ma ei teadnud, mis see üldse kaupluse töö, kuidas see kaup ja nii edasi. Ja teiseks veel oli siuke päris keeruline, et endine kaupluse juhataja, et tema ei saanud hakkama ja teda nagu jäeti mulle nii-öelda vahetusvanemaks. Ja eks ei olnud kõige meeldivam väljakutse, aga selles mõttes ma sain hakkama. Ja siis järgmine etapp oli, et mind suunati juba teise poodi ja siis juba oli suurem pood, kus oli juba 40 inimest, et alustasin, kus oli nagu 10 inimest ja siis liikusin, et see oli üks kett, suur kett ja siis läksin sinna
et seal töötasin nii kaua, kui siis hakati remontima seda kauplust ja siis ma läksin jälle nagu personali valdkonda, aga selles mõttes personalitöö oli kogu aeg minuga kaasas, et inimestega töö, eks ma pidin ise endale värbama inimesi, kõik dokumentatsioon, mida ma pidin tegema, et lihtsalt see juhtimine nagu igapäevane inimeste juhtimine nagu kogu aeg oli nagu ka siin kui juhtival positsioonil. Ja siis aga ma läksin ennem kui sa, segan sul vahele, ennem kui sa lähed nüüd edasi, et mis siis sai pärast neid poes juhatamist, siis mina kuulen siit, et tegelikult kui sul ikkagi kohe oli mõte, et sa tahaks sinna juhi valdkonda, et ennast üles töötada, et saada juhiks, siis see oli sul ikka, tundub selline kinnisidee, et ei, ma lähemegi vahetusvanemaks, lähen juhiks, et tegelikult väga vinge, et niimoodi saab elu kanda. Aga mida sa sellest perioodist nagu kõige rohkem õppisid, et mida sa näiteks oled sealt kaasa võtnud, mida sa täna saad veel rakendada või mis see kogemus seal oli, poe juhataja? No see tundub minu jaoks täiesti ulmetöö muidugi. See oli väga raske minu jaoks tegelikult. Ma kogu aeg konsulteerisin, ma küsisin inimeste käest, kes on olnud juba juhid. Tõesti, mul oli väga raske, sest inimeste, ütleme, juhtimine igapäevane ja sa oled nagu, kui vana ma olen, 26-27 aastat vana, et selline, et päris raske tõesti oli ja igapäevaselt ma pidingi nagu igasuguseid olukordi, ütleme, lahendama ja näiteks, et kui ma ütlesin, et mine palun tee midagi, et siis mul alluvus ütles, et mine tee ise, et mis sa pead sellega tegema. Et minu jaoks oli siuke, issand, päris raske, et mida ma siis teen, et selles mõttes, et selliseid keerulisi olukordi ja ma tahtsin juhiks saada, aga mul ei olnud võib-olla see nagu teadlikult planeeritud see tee. Eks ma nagu teadsin, et mul on selline tugev iseloom, aga selles mõttes ma ei teadlikult too hetk ei olnud ega karjäärinõustajad ega kedagi, kes saab sind või coach'i või sellist inimest, kes saab sind võib-olla nii palju aidata, suunata, et pigem ma pidin ise olema hästi aktiivne ja küsima ja uurima ja lugema igasugust raamatuid ja nii edasi ja õppima ka. Just. Et sa tegelikult siis ise hästi palju uurisid välja ja arvatavasti, ma ei tea, siit kõrvalt kohe siis tundub, aga nüüd sa saad olla toeks nendele, et pakkuda seda abi ja seda tuge, mida sina nagu omal ajal valisid. Aga läheme siis siit edasi, sest et praegu sa räägid sellest, kuidas sa käisid palgatööl ja tegelikult, mida mina näen inimeste pealt, see, et minna palgatöölt ettevõtjaks. Mõnel käib kiiresti klõks ja valmis ja kõik sujub ja ongi on ju olemas. Aga kuidas sinul siis sellega läks, et mis nüüd siin veel vahepeal toimus, ja miks sa hakkasid on ju ettevõtjaks? Ma võib-olla märgin ära, et paar ettevõtet, kus ma veel tegin oma karjääri edasi, selles mõttes, et mul oli üks suur ettevõte, kus ma olin nii-öelda piirkonna juht, mul oli 170 inimest allus, see oli viimane minu töökoht ja enne seda oli hästi tore koht, oli suur ettevõte, kus oli 1800 inimest, et see oli minu jaoks väga suur väljakutse, kus ma läksin juba personalijuhiks. Et seal olid mul meeskond juba nagu personaliosakond, ja ma olin nagu juhtkonnas nagu ka, et sellised nagu ütleme suured ametikohad ja suured vastutused, et enne see, kui ma nagu üldse otsustasin oma teekonda. Aga see juhtus üldse hoopis niipidi, et ma jäin dekreeti peale seda, et kui ma siis olin piirkonnajuht ja siis mõtlesin, et tagasi ma vist väga ei taha minna. Ja ma teadsin, et ettevõtte natuke koondab kokku juba nagu selles mõttes ja vist enam ei ole mul seal väga huvitav olla. Ja ma mõtlesin, lugesin igasuguseid raamatuid, mõtlesin, et millega ma nüüd pean tegelema, et ma teadsin, et ütleme, värbamisettevõtteid on päris palju, et mida nagu ma siis suudan, mis konkurentsi ma suudan pakkuda ja seda ma üldse ei kaalunud. Ja juhtus nii, et mu endine tööandja helistas, kui ma olin ma üldse olin puhkusel, üldse välismaal ja laps oli 4-kuune ja siis ta ütles, et meil on suur häda, et meie praegune personalijuht värbamisega, keerulised ajad ei saa hakkama ja selles mõttes ja pakkus mulle siis natuke lisatööd teha. Ja sellest kõik hakkaski nagu pihta, et mina olin lapsega kodus ja siis telefoni teel värbasin. Need olid lihtsamad lihttöölised laotöötajad ja kohe saatsin neid ettevõttesse ja see asi nagu hakkaski pihta, et see oli minu esimene klient. Peale seda oli teine ja kolmas ja niimoodi see asi nagu läks, et
et niipidi ma siis jõudsin nagu ettevõttesse, ega ma ei ole nagu niipidi konkreetselt planeerinud, aga mõtted olid. Nii et tegelikult saad ennast kiita, et sa võtsid selle pakkumise vastu, et kas sa ettevõtte tegid siis kohe ära või millal sa siis tegid, et endale selle... No tegelikult ei teinud kohe ära, selles mõttes, et võib-olla natuke nagu vaatasin, kuidas üldse asi liigub ja peale seda nagu hakkasin tõesti nagu ametlikult sellega teha. Kusjuures ma võin mainida, et mu abikaasa ei olnud üldse, tal ei olnud hea meel, et ta tahtis ikkagi, et ma oleksin pigem nagu kodus lapsega. Ja laps oli 4-kuune, et selles mõttes tema ikkagi tahtis, et ma panustaks nagu peresse, aga jõudsime kokkuleppele. Nii et selline emaks saamine on tegelikult toonud selle muudatuse. See on tegelikult paljudel naistel, ma arvan, mis vägi naistel on, et see toob ju, see on justkui nagu natuke sunnitud muudatus. Loomulikult me ise valime ju saada emaks, aga et siis... me peame seda rütmi muutma, sa ei saa seal käia samal, kui sa sünnitad kuskil tööl ja oled selle väikse titaga ju alguses kodus ja siis väga palju need muutusi saab tulla. Et aga sealt siis edasi sa ei läinudki enam siis palgatööle ja... Ei läinud ja peale seda hakkaski nagu juba see värbamisettevõte eksisteerima ja siis natuke hiljem, paar aastat hiljem leppisime kokku selle partneriga, et alustame siis koolitusettevõtet ka. Kuna nagu need kõik teemad on hästi nagu sarnased, see koolitus ja värbamine ja siis karjäärinõustaja, nad on nagu sarnased, et me mõtlesime, et nagu võiksime olla nagu palju rohkem nagu abiks ja kasuks, et selles mõttes, jah. Ma mõtlesin siin, et kaasaks natuke meie kuulajaid ka, et Eikem, sinu vastust tahan ka teada, et kui palju, kas sina näiteks puutunud kunagi kokku värbajaga või kellegi, mina alati teadsin, et on ju need personaliosakonnad või personalitöötajad, kus mina erinevates kohtades olen töötanud, et ka ju algul personalijuhiga räägida, ta on alati töövestlusel olnud ja mul tegelikult üks kunagine sõbranna samamoodi oli mingist, ma ei tea, ta vist üksi oli siin Eesti poole peal, soomlaste jaoks siis töötas ja ka nagu värbas inimesed. Ma kindlasti tahan sellest töö sisust rohkem kuulda, aga kirjutage meile, et kui palju teie olete sellega nagu kokku puutunud ja võib-olla ka seda, et kui palju keegi teist meie kuulajatest on karjäärinõustajalt abi saanud, et tegelikult oleks nii huvitav nagu seda kuuldes ja saad Ireen pärast ka neid vastuseid lugeda. Kuidas sinul sellega kokkupuude on? Natuke mõtlesin, jah, olen puutunud kokku karjäärinõustajaga läbi Töötukassa, et seal siis kunagi 6-7 aastat tagasi sai tehtud see mingi test ja nõustamine, et mis amet siis, aga ma tulemusi absoluutselt ei mäleta, mis seal olid. Et see oli jah päris huvitav aeg oli. Ja, aga kuidas see töö sisu siis selles mõttes, ma ikkagi seda tahan teada, mul tekiks praegu hull põnev tunne sellest, et kui see on ju, just põhimõtteliselt sinu ettevõte pakub on ju teenust kellelegi teisele ettevõttele, et neil endal ei ole neid inimesi ja mingi aja jooksul nad ma ei tea, neil on vaja inimesi sinna tööle ja siis sa nagu aitad neid, aga sa pead ennem, see tundub nagu nii suur töö, sa pead nende kohta kõik nagu teada saama, mida või keda nad otsivad. Kuidas see käib see protsess? Selles mõttes, et jaa, on olemas ettevõtted, kes minu poole nagu pöörduvad, et probleem ei ole, et võib-olla alustaks selles, et nendel on, ütleme isegi kui värbamisosakond olemas, aga praegu on selline keeruline olukord, et see hakkas juba võib-olla isegi 2 aastat tagasi pihta, et inimesed on hästi sellised tagasihoidlikud, nad ise ei kandideeri, nad ise ei näita seda aktiivsust ja neid peab nagu ütleme meelitama kuidagi ja meie nagu tänane suur väljakutse, ütleme nii, et neid inimesi vastavalt tööandja ootustele leida ja siis kutsuda kandideerima, ehk siis nagu ütleme müügitöö. Põhimõtteliselt see on müügitöö. Ja siis see värbamisprotsess näeb välja, et me kutsume neid kandideerima ja siis suhtleme nendega ja siis pakume nii-öelda täislahendust juba kliendile, et ei pea üldse sellega tegelema, et vahest ei ole jah isegi personaliosakonda isegi ettevõttes, et ka juhid ei viitsi, ei oska, see sihtotsing on ikkagi päris nagu keeruline asi, et väga palju juhid lihtsalt ei oska ja ei taha sellega tegeleda, see on hästi ajamahukas ja ma tean, et väga palju personalijuhid aga ei viitsi selle värbamisega tegeleda, sest ei ole nagu kõige kergem asi. Just.
et see tegelikult ongi siis erinev, et personalijuht vaatab, et kuidas sellel personalil läheb, kui nad on juba värvatud ja sina aitad sellega tegeleda. Okei, minul sai nüüd natuke palju selgemaks. Ma ei ole ise sellesse süübinud ja ma olen küll väga uudishimulik, et võimalikult palju erinevaid asju tegelikult ju teada saada, mis siin elus toimub. Aga mis on sinu suurimad õppetunnid sellega, kui sa ikkagi hakkasid ettevõtjaks või äkki sa oled nõus ka mingist jamast meile rääkima, ma ei tahaks öelda läbikukkumisest, sest mina nendesse ei usu, aga jah, see pigem ongi see õppetund, et mis esmapilgul tundus, et ma ei tea, siit nüüd ei saa edasi või siin on see koht, et ma ei tea, kas ma enam üldse teen seda ettevõtet või sa tõesti kaalusid, et kuidas sellest kohast edasi minna, et mis sa nagu enim selline õppinud oled, et ma arvan, et ettevõtja rollis on kõigil igapäevaselt on selliseid case'e, kus nagu ettevõtja mõtleb, kas ma tahan üldse sellega tegeleda ja selles mõttes, et neid selliseid mõtteid nagu ka kogu aeg peast käib läbi, et võib-olla kui ma alustasin ettevõtjaks, selles mõttes, et mis minu jaoks oli suur väljakutse, et üldse näiteks see turundus ja see kõik see pool üldse, ma tõesti, minu jaoks oli üllatus, et ma ei teadnud sellest turundusest mitte midagi, selles mõttes need sõnad ja nagu see sõnavara, turundussõnavara minu jaoks oli täiesti võõras ja eks ma pidin iseennast kuidagi nagu hakkama reklaamima, et esimene aasta ma arvan, olen läbinud 100 koolitust, igasugused hommikukohvid, igasugused ettevõtluse klubid, kus ma käisin. Et see oli tõesti minu jaoks väga suur väljakutse ja selles mõttes, et pidin ennast väga kõvasti koolitama, sest oli piinlik, aga ma tõesti nagu pean tunnistama, et ma ei teadnud sellest nagu turundusmaailmast mitte midagi ja eks ma pidin seda nagu õppima, mitte ainult seda loomulikult, et erinevaid koolitusi, kuidas üldse nagu hakkama saada. Aga see kõik oli jah, selline suur väljakutse too hetk minu jaoks. No aga see on ka mõnestus normaalne, kui ei ole ju sellega kokku puutunud, siis kuidas sa saad seda osata? No ja, aga lihtsalt mõtlen seda, et ikkagi ka personalitöös väga palju nagu tuleb seda ette, et sa pead nagu turundama ja turunduses teadma, et võib-olla ja personalijuhid ettevõtetes seda väga palju ei olegi käsitlenud, ja peale seda, kui ma näiteks mõne aasta pärast tegin ühe konverentsi, kus ma rääkisin turundusvahenditest nagu värbamisel, et siis ma nägin, et saalis oli circa 50 inimest, ainult üks käsi nagu käis üles, et inimene nagu teadis, et kuidas üldse sellega pealt. Eks ma siis nagu ei olnud üksi, et selles mõttes küll jah. Igasugused värbamiskanaleid, mis ma pidin ka veel nagu juurde mõtlema ja siis neid õppima, et sellist tööd pidin tegema väga palju. Nii et sa oled väga töökas naisterahvas. Kas sul on ainult eestikeelsed või on ka venekeelsed kliendid? Kõik, absoluutselt erinevad. Mul on suured ettevõtted absoluutselt siin seinast seina ja ka ametikohad on seinast seina, aga neid just müügivaldkonnas pole kõige rohkem. Kuidagi ajaloolised, et tehnilisi ametikohti, kuna ma olen nagu just tootmisega seotud olnud, et kliendid on ka väga palju tootmisvaldkonnas. Seda on nii huvitav kuulda, sa oled nii südikas ja tunne, et siht on silme ees ja võt kui lähen ja teen ja õpin juurde ja kui ei tea, siis uurin. Mind huvitab hoopis see, et sa räägid, et sul on nüüdseks juba suured ettevõtted ja sa õppisid seda turundust, siis iseenda turundamist, eks, et kuidas sa oma esimesed siis sellised kliendid või koostööpartnerid leidsid, et läksidki lihtsalt pakkuma ennast või tulid need läbi kuidagi? Pigem see tuli, mõned kliendid juba mind teadsid ja siis ma hakkasin ennast, turundama, et brändingut tegema, et käisin igal pool nagu esinemas, et läbi selle siis inimesed vaatasid, ta nüüd tegeleb värbamisega, tal on oma ettevõte ja siis nad hakkasid nagu pöörduma minu poole, aga jah, et võib-olla enda turundamine või enda bränding, selle nagu see aitas väga palju, et mina küll ei mäleta, et ma kogu aeg, et ise midagi reklaam ja natuke jooksis, aga pigem alguses see oli tutvuste kaudu, et inimesed nagu, kes juba mind tundsid võib-olla tööalaselt, et siis kuidagi niipidi see läks. Ja keegi soovitas näiteks mind ka nagu, et praegu eelmine tööandja soovitas järgmisele ja kuidagi see hakkas nagu toimima.
et tõesti, nagu Eiki ütles, et mõttes sinu selline töövõime on täiesti imetlusväärne, et mina tihti ikka võtan kellegi teise inimese appi, et kuule, mina seda asja ei oska, tule teed sina seda on ju minu ettevõttes. Aga räägime, tahaks ikkagi natuke kuidagi veel sind inimesena, naisena nagu tundma õppida, et sa tegelikult, kuidas sa oled nagu üles kasvanud, kas sa oledki sündinud Tallinnas, oled sa käinud kohe eestikeelses lasteaias, koolis, kuidas sul see koht on tulnud, sest ma olen kuidagi viimasel ajal suhelnud siis, kes on vene rahvusest, elavad Eestis, eks, et kellel on olnud keeruline, sest ta otsustas minna Eesti kooli või vastupidi, vist oli, ta käis vene koolis, aga suhtles hästi palju eestlastega ja oli keeruline seal. Et kuidas sina seda kohta sellel ajal nägid ja et me ei lähe mingi poliitiliseks on ju siin. Ei, absoluutselt, jah. Mina hästi nagu hindan seda, kui inimene oskab nagu mitut keelt ja sest kui ma õppisin ise õigusteadust, siis ma arvan, et pooled inimesed olid vene keelt kõnelevad, nad oskasid nii eesti kui vene keelt ja ma tohutult kadestasin, et mõtlesin, vau, tööpõld on nii lai, on ju, et te oskate nagu mõlemat. Et kas sinul läks see nagu sujuvalt, tuli sul see? Ei läinud sujuvalt. Eks ma õppisin vene koolis täiesti 12 klassi, ma lõpetasin ikkagi vene koolis ja mis meil oli võib-olla head, et me vahepealt meid saadeti Saaremaale korraks, kas see oli siuke nagu nii-öelda laager 2 nädalaks ja mitu suve ma käisin nagu seal keelt praktiseerima. Ja kõige rohkem võib-olla töö juures, kui ma olin hästi noor, et kui ma astusin ülikooli, ülikool oli juba nagu eesti keeles. Ja siis ma läksin tööle veel ettekandjaks, et selles mõttes, et see töö seal nagu oli kogu aeg eesti keeles, et võib-olla minu eesti keel, kui ma lõpetasin 12 klassi, et ei olnud võib-olla kõige kõrgem tasemel, aga ta ütleme, oli hea. Õppida oli alguses raske, sest sa oled harjunud kuulama oma keeles nagu seda informatsiooni, et kui sa nagu järsku pead 8 tundi kuulama nagu eesti keel, see oli raske. Aga eks ma pärast harjusin ära ja selles mõttes, et nüüd mul vahest isegi on probleem sõnavaraga, et ma ei tea, kuidas see näiteks mingi termin tähendab, kuidas seda nagu vene keeles öelda, et kui sa nagu õpid ja selles mõttes jah, et pigem ma olen nagu seda keelt õppinud ja siis ülikoolis ja töö juures nagu igal pool on seda vaja. Aga Tallinnas olen jah selles mõttes üles kasvanud ja olen ikkagi Tallinnas kogu aeg elanud just. Nii tore, aitäh, et sa jagad, et tegelikult ma arvan, et see on ka koht, kus sul siis see visadus võib-olla tulnud on ja et tegelikult ega selle, kui oled harjunud ühe keelega, siis tuleb järsku teine keel, see tõesti ei ole lihtne, ma olen natuke seda ka kogenud ja tunda saanud. Aga lapsed mul on 2 last. Suurem poeg, 19 aastat vana, tema on käinud ka Eesti lasteaias, Eesti koolis ja tema nagu selles mõttes, et nüüd ta ütleb mulle praegu, et väga tore, et ma teda nagu saatsin Eesti kooli, sellepärast, et võrrelda tema nagu ütleme samas vanuses lapsi, kes käivad võib-olla vene koolis, nad nagu nii heal tasemel ei oska. Tema kogu aeg toobki välja, et ta igal pool laagrites on nagu ütleme, et tõlkija rollis on kogu aeg olnud, et see on talle nagu hästi palju kasuks ja töö juures on hästi palju kasuks nagu tulnud. Ja ka noorem tüdruk mul käib ka Eesti lasteaias, nii et sellega on, et nad oskavad mõlemat keelt. Vastu, siin võib-olla nagu vene keelega natuke keerulisem alguses neil, et peaks lasteaias kogu aeg nagu nad suhtlevad eesti keeles, et jah. Aga see pärast tasakaalus läheb. Ja see on tegelikult väga vinge kasvada üles 2 keelega, ma arvan, siis oskadki mõlemat on ju. Kas see maailm, kus sa oled, ongi rohkem naiste maailm, see värbamismaailm või on seal? Ei ole, ettevõtjad on pigem meesterahvad, et see on tegelikult väga huvitav asi, et selles mõttes, et ma võib-olla siin tookski välja, et alguses oli päris keeruline meestega nii-öelda, mitte konkureerida, vaid ikkagi mehed aktsepteerisid sind natuke teistmoodi, et nad ei saa sind nagu, et sa pead ennast nagu ütleme näitama, et sa oledki nagu väärt, et see oli alguses raske. Praegu ma ei tunne juba enam seda nagu probleemi, aga alguses mul oli keeruline ikkagi, et ma pidin ennast kehtestama kogu aeg. Ja mõnikord vestlusel isegi ka mõni meesterahvas, kui ma värban näiteks mõnda tehnilist ametikohta, küsivad, et miks sa pead üldse
miks ma pean üldse sinuga rääkima siin, ja kui ma juba hakkan küsima selliseid tehnilisi küsimusi, siis nagu enam ei ole nagu seda küsimust, et miks ma nagu siin olen ja miks ma pean näiteks ütleme nendega vestlema. Ja selline aktsepteerimine igapäevaselt. Et tegelikult ka jälle selline harjumuse teema ja natuke ikka ennast tuleb kehtestada igal pool. Aga kuidas sul endal on, kas sul on endal ka keegi, kes siin nagu sul toeks on nõnda nimetatud coach või keegi? Vahest ma võtangi coach'i, kui ma tunnen, et midagi on tõesti väga raske, et ma ikkagi, ja psühholoog on ka vahest, kes mind natuke aitab, et selles mõttes, et vahest on tõesti päris rasked olukorrad, ja ka klientidega vahest sa ei tea, et kuidas peab nagu käituma õigesti, et selles mõttes ikkagi küsin nõu. Et praegu mu üks sõbranna just ütles ka, et sa oskad nii hästi ennast aidata, et kui sul on mingi probleem, sa juba tead, kuhu poole pöörduda, et kuidas nagu kus saab nagu abi küsida ja loomulikult abikaasa on ka loomulikult nagu ka alati toeks. Muidugi talle see äri väga ei meeldi, aga ma arvan, et ta on juba sellega harjunud. Et ta on leppinud juba. See on tegelikult suur oskus, et kui inimestega töötad, siis me ise oleme ka inimesed, mina töötan inimestega ikka ju palju, et sa leiad selle koha, kelle poole pöörduda, kui ise tunned, et tuge on vaja. Ja, mind huvitab üks teine asi hoopis. Ma nüüd juhin natukene teemat teisele poole, et sa oled suhelnud või interveerinud, viinud vestlusi läbi nii paljude inimestega ja mina kui ettevõtja tahaks teada, milline on siis see hea töötaja või kuidas ta ära tunda, kas on mingi selline, et inimene tuleb ja sa kohe näed, et jah, tema sobib või on mingid iseloomuomadused või kuidas see esmamulje on hästi tähtis on ja, et kuidas sa valid seda töötajat või kas on mingi... Minul on juba nii palju kogemust, et ta põhimõtteliselt ta tuleb, et ta hakkab rääkima ja ma kohe näen, kas ta sobib või ei sobi. Et vahest tõesti juhtub nii, et alguses sa mõtled, ei, see ei ole üldse see. Ja vestluse lõpuks sa tunned, et jah, see on ikka õige inimene, aga see on ikkagi hästi harva. Üldiselt, kui inimene hakkab rääkima, põhimõtteliselt ma kohe näen, kas see inimene võiks sobida või üldse päris see õige. Mul ei ole mingit konkreetset case'i praegu, aga lihtsalt see, et tööandja ikkagi annab konkreetsed soovid või konkreetsed kompetentside, ütleme sellist kogumit, mida sellel inimesel peab olema ja selles mõttes, et ma nagu lähtun sellest, et mis talle sobilik on. Ja üldiselt ma ikkagi annan ettevõtjale, ütleme, valida, et ma annan hästi palju erinevaid tüüpe, et ta saab võib-olla vaadata mitte ainult see, et tal see kompetentside, et tal oleksid kõik kompetentsid, vaid nagu ka iseloomu, isiku omadused ka sobivad. Et vahest on nii, et kõik on okei, aga inimesena seal lihtsalt ei sobi, et võib-olla ei meeldi või sünergiat ei ole, ütleme. Kas on ka selliseid olukordasid, et inimesena ja on nagu näha, et on niisugune hästi õpihimuline ja tahab teha, aga kompetentsist jääb puudu? Ja, on ka sellised, ja muidugi loomulikult on ka sellised, aga nad on tegelikult väga võib-olla kõige paremad töötajad, kes on motiveeritud, et kõiki kompetentsi saab nagu juurde õppida, aga lihtsalt just see motivatsioon, et vahest on nii, et inimene on hästi kogenud, et kõik hästi, aga motivatsiooni ei ole, siis ei ole temaga mitte midagi teha, et on näha, et ta on harjunud, ta on mugav, ta ei taha väga liikuda, et selles mõttes ta tahab olla mugavustsoonis lihtsalt, et ka sellistega päris keeruline, et pigem võtta see, kellel nagu silm särab ja tööandjad ka valivad selliseid pigem. Mis siis toimub sinu sees, kui sa oled täiesti kindel, see inimene sinna sobib ja sa vaatad, kui hästi ma sain nüüd aidata seda ettevõtet ja värbasin hästi. Ja tegelikult näiteks mingi kuu või 2 pärast tuleb välja, et täiesti vale valik oli. Vale on ikka tobe sõna, aga on juhtunud. Mis sa teed siis, mis toimub sinu sees siis? No ikka ei ole kõige kärgem, siis mulle tundub, et mina ei saanud hakkama ja selles mõttes ei, meil on aga selles mõttes asendus olemas, et me saame ikkagi katse ajal asendada inimest, aga ikkagi väga meeldiv see ei ole, et ma võib-olla peaksin siinkohal võib-olla mõtlema, et kus ma nagu seda mööda, aga ma samas kõik me oleme inimesed, et see vastutus võib-olla ei olnud nagu minu oma, et selles mõttes ma saan pakkuda
kandidaate, aga tööandja ka teeb valiku ja vahest ta jätab minu soovitusi kõrvale, ta ikkagi teeb valiku nagu enda nägemuse järgi, et see ei ole päris nagu ainult minu vastutus, ütleme nii, et ma saan pakkuda inimesi, aga jällegi, et jah, selliseid asju nagu juhtub tõesti, aga midagi pole teha ja siis me lihtsalt asendame ja ongi. Et vaatad, mis teisiti võib-olla teha ja tegelikult alati vaatan, mis ma oleks võinud nagu teisiti teha ja kus see läks nagu, et vahest isegi ei ole päris see nagu minust sõltub, et vahest ju isegi see tööandja, me ei tea, kuidas ta käitub selle töötajaga, me ei tea tegelikult, kuidas see ütleme sisseelamisprotsess välja nägi, et võib-olla seda töötajat lihtsalt visati nagu sinna ja et tee, mis tahad ja inimene lihtsalt ei saanud hakkama just seetõttu, et tal ei olnud infot, keegi ei olnud talle toeks, me seda nagu päris 100% ei tea ju. Tegelikult on siis mitu asja, mis kokku. Mitu faktorit, mitu faktorit kindlasti. Sa tõid sisse selle teema vastutus ja mida ma kõrvalt näen, on tegelikult, miks paljud ei julge ikkagi mingil hetkel selle ettevõtlusega kas alustada või isegi, ütleme siis laieneda, kui nad isegi ka on alustanud, sest et nad tunnevad nagu, et nad tohutult palju teiste eest vastutavad. Aga kuidas sina, Ireen, selle koha enda jaoks oled läbi mõelnud, et kui sul on ka meeskond, et kas sa öösel nagu magad ja kas sa tunned, et sa hullult vastutad kõige eest või kuidas sina nagu seda kohta näed? No ma võib-olla toon välja, et kuna ma olin ka enne seda, ütleme inimeste juht, et oma ettevõtte ja kui sa oled palgatööl, ikkagi 2 erinevat asja. Et ja siin, kui on oma ettevõtte, see on 3 või 4 korda rohkem seda vastutust, et selles mõttes, et vahest ongi, sa pead vastu võtma väga ebapopulaarseid otsuseid ja midagi sellega pole teha, et meil just hiljuti me pidime siin ühe tüdrukuga nagu lõpetama, et ma pidin teda koondama. Et selles mõttes, et see oma ettevõttes on see natuke teistmoodi, et ütleme, kui ma olin palgal, siis et sa teadsid, et sul on ikkagi nii või teisiti palk tuleb ja selles mõttes nii või teisiti midagi ei juhtu homme, et kui sul midagi, ma ei tea, kas kui klient ei tule või et kuidagi ma olin nagu ütleme julgemalt või kuidas seda niipidi, et oma ettevõttes ma ikkagi olen väga ettevaatlik ka oma inimestega, ja samamoodi kogu aeg muretsen ka, et oleks nagu neil tööd jätkuvalt, et ma saan neile palka maksta, et see mure on kogu aeg, aga selles mõttes et see on siuke keeruline, magan öösiti ja vahest magan halvasti küll. Et ega siin midagi pole teha, et muretsemiskohti on tunduvalt rohkem. Et stabiilsust, ütleme nii, stabiilsust ei ole ettevõtluses. Kogu aeg sa pead ise midagi tegema, et sissetulek nagu tuleks, aga jah. Ma tean ettevõtjad, kes elavad kogu aeg võlgades ja ma küsisin, mina küll niimoodi ei saa aru, et kuidas niipidi saab. Ja nad lihtsalt ütlesid, et nad harjunud, et üks kuu maksavad ühe arve kinni, teine kuu järgmine arve kinni, aga minu jaoks nagu oleks päris keeruline, kui sa pead elama ja siis teadma, et sul mingi hästi suur võlg nagu kellelegi, ma ei tea, minu jaoks, aga inimesed harjuvad ära lihtsalt sellega. See on väga hea, et sa seda ütled et harjuvadki ära ja see kohati on ju ka kurb, et nad sellise asjaga ära selle asemel, et midagi teha teisiti, sest siis tuleb on ju ka teine tulemus. Et igal juhul on väga huvitav sind kuulata, et kes nüüd siin, kuna meil on üks küsimus ka siin, sa räägid Heike seda. Vaata, kui palju pead sellest ettevõttest teadma, et saad hakata värbama tollesse ja kuidas selle sa tegelikult justkui vastasid, et natukene sa uurid on ju seda välja, aga kuidas soovida värvata näiteks 3-liikmelist eelklubi koostöömeeskonda kampa ja saad ühe asemel 3 korraga meeskonnana? Kas sina saad sellest küsida? Ei saanud aru üldse. Ja, et sa, Anne, võid natuke selgemalt meile kirjutada, aga mina saan siit nii aru, et kuidas siis värvata nagu kuskile inimesi nii, et saad kohe 3 siis korraga, et nagu nad tulevadki koos meeskonnana siis hakkavad toimetama. Ma ei tea, sul on sellist kogemust? Inimest korraga värvata või? Ma saan aru jah, et korraga.
ei, 3 inimest korraga ei ole nagu probleeme, selles mõttes, et enne seda, kui me üldse hakkame sihtotsingut tegema, et selles mõttes enne seda me üldse ikka teeme väga põhjaliku analüüsi, me räägime selle juhiga väga põhjalt, meil on nagu selline ankeet väga põhjalik, et me siis küsime oma rumalaid küsimusi, et kui me midagi nagu aru ei saa, et selles mõttes, et siis aru saada tõesti, mis see ametikoht nagu tähendab. Väga tihti juhtub nii, et tööandja ise ei tea, mida ta soovib ja on olnud mul olukordi, kui selguvad mingid detailid või aspektid juba vestlusel, kui ma toon juba kandidaadi, et siis selgub mingisugune asi, et temal peaks olema ala mingi kompetents veel, et noh, tõesti, sellepärast meil on väga põhjalik ankeet, kus me nagu täidame seda väga põhjalikult, et siis aru saada, keda nad tahavad ikkagi, et see aitab tegelikult ka juhti aru saada, kes see inimene peab olema, mis eesmärgid. Kõige tähtsam on see, et mis tööd ta hakkab üldse tegema. Et kas eesmärk on pikaajaline või eesmärk on lühiajaline, et siin ongi nagu erinevaid tüüpe me peame otsima talle just. See tundub hästi keeruline ja samas põnev valdkond, kus sa tegutsed ja nagu Kai ütles, me töötame ka inimestega, et inimestega töötamine on alati see, et ei ole nagu kõik sarnased, eks. Aga ma tuleks korraks sinu juurde nüüd tagasi ja küsiks sinu käest, et kas sul on mingeid 1-2 igapäevast harjumust, millega sa nii-öelda hoiad ennast selle ree peal või kuidagi mingit sellist harjumust või mida sa teed igapäevaselt, et igapäevasti on kohvi, kogun energiat, aga selles mõttes ma käin ka trennis, et trenn võib-olla tasakaalustab seda, aga seda ma ei tee igapäevast, ma käin 2, vahest on 3 korda nädalas, et 3 korda on liiga palju, aga see natuke tasakaalustab seda protsessi ja võib-olla energia kogumiseks mulle hästi väga meeldib, kui on tõesti raske nädal olnud, ma võib-olla jätan kõik siia ja siis lähen kuskile, ma ei tea, Pärnusse või Haapsalust, kuskile spaasse näiteks, et see väga palju aitab, et või üldse meil on nüüd praegu need piletid on nii odavad, sa lihtsalt ostad pileti ja lendad kuskile paariks päevaks, ma ei tea, Veneetsiasse, et jalutad, et siis kogud natuke energiat, et see nagu aitab. Sellest keskkonnast korraks välja. Sellest keskkonnast kodus ei saa puhata, sest kodus kogu aeg igapäevast jooksvad asjad, kõik tahavad midagi, küsivad midagi, et eriti päeva jooksul tõesti on hästi intensiivne päev, et ühe koolituse inimesed küsivad, siis CV-partneri inimesed küsivad, et kogu aeg sul nagu hästi ja vestlused vahepeal ja ühesõnaga hästi intensiivne päev, et energiat läheb väga kõvasti. Aitäh sulle, Ireen, sinuga oli väga-väga põnev vestelda, meie jaoks täiesti hoopis mingi teine teema, millest me tegelikult väga palju ei tea ja võib-olla meie kuulajad said ka siis siit huvitavaid mõtteid ja taipamisi. Meil on veel üks asi, et kuidas nüüd, Ireen, inimesed saaks sinuni jõuda, et võib-olla siin keegi kuuleb ja mõtleb, et äkki ta tahaks ka näiteks sellist ettevõtet luua, et ta tahab ise hakata tegelema kas karjäärinõustaja või värbamisega, et ta saaks natuke vaadata, kuidas sina on ju seda teed või ta tunneb, et tal on vaja karjäärinõustajat või ta ongi juba ettevõtte juht ja tunneb, et tal oleks vaja töötajaid, et kuidagi keegi ei püsi ja ei saa ise selle värbamisega hakkama, et kuidas siis saab sinuga ühendust? Mind saab leida Facebookis Ireen Tomski, minul on olemas ettevõtte konto CV-partner, samamoodi ka Instagramis CV-partner ja ka Ireen Tomski nimega olen seal esindatud. Mind saab minu poole pöörduda, et seal vist on olemas ka telefoninumber, et saab kirjutada, aga võib ka kirjutada otse ireen@cvp.ee, et siis ma saan vastata alati. Me paneme need lingid ilmselt siia vestluse juurde. Just. Et oleks kõigile, kellel vaja siis kätte saadavad. Aga ütle ikkagi see lõppu üks selline asi, et kui nüüd inimene mõtleb, et okei, ma tahan selle ettevõttega nüüd teha ja võib-olla see on sellel alal, mis sina võib-olla mingil muul alal, et mis sa ütled talle julgustuseks, et miks ikkagi see siis ära nagu teha? Julgustuseks... eks see oma ettevõtte annab ikkagi mingil määral natuke rohkem vabadust,
aga samas sa pead ennast tõesti väga palju koolitama ja olema nagu kogu aeg ütleme, hoidma ennast kursis erinevate muudatustega ja nii edasi. Et ja selles mõttes olla iseendale juht, see on suur väljakutse. Ja väga paljud inimesed tegelikult nagu tulevad mugavustsoonist välja ja võib-olla nad vajavadki seda, et peab tegema, kui sa tunned, et sa tahad oma ettevõtet teha, kui sa viitsid ja sa lihtsalt mine ja tee, et jätta see kõik muu kõrvale, mine ja lihtsalt tee. Ja kusjuures ma võin mainida, et läbi Töötukassa saab toetust ka 6000. Et kui sa soovid oma ettevõtet tuua, nii et tingimus on see, et inimene peab olema Töötukassas arvel ja siis saab seda toetust, et ta saab väikest koolitust ja saab toetust ka. Nii et on võimalik. Ja EAS ma tean, et pakub ka erinevaid toetusi ettevõtte alustamiseks, nii et selles mõttes, et võimalusi on meil Eestis väga palju tegelikult selle jaoks, et ja üleüldse see isegi olemas LHV-s ka ettevõtluse konto loomine, et võimalusi on tõesti väga palju, nii et mine ja tee. Väga äge. Ja siis lõpetamegi nende sõnadega, et lihtsalt tegema ja aitäh Heike ja aitäh Ireen ja aitäh teile kõigile kuulajatele ja järgmise korrani. Just, aitäh ja ilusat päeva.